üks mu eks sai mõned kuud tagasi lapse ja ma mõtlen praegu selle peale, et ma oleks võinud saada isaks. 1 minut mõtlemiseks selle peale. Ja tegelikult ma tahaks õnnitada teda lapse saamise puhul. Palju õnne, pikka iga ja palju armastust teie perele. Palju sul puudu ei, et isaks saada? Ma olen päris lähedal. No ei. Ühesõnaga, nagu näete, on Aleksei Sinimägede vanglast välja saanud tagasi Tallinnas. Sellel on ka hea meel. Tahaks õnnitleda teda ja tema pere. Küll mitte lapse puhul see, et teie laps naasis tagasi Tallinnasse. Kui pikk sul on? Kui pikk sul on? Täna meil stuudios, nagu ikka, Hendrik Johannes Terras peaks tõdema. Aitäh sõber. Aleksei Jašin ja saatekülaline on Renata Lukk, kes paistis silma sellega, et mina kui pikaaegne Sakala lehe lugeja avastasin, et ta on kujunud arvamusliidriks, mainiti ka Kanal 2 eetris ja võttis hästi selgesõnaliselt sõna teemal, mis toimub ookeani taga. Ehk siis Joe versus Wades, Roe versus Wades. Keelebarjäär pole hulluna. Keelebarjäär, täpselt. Ja USA ülemkohus tühistas põhiseadusliku otsuse, et abordid on keelatud üleriigiliselt. Renata, mis see tähendab siis meie jaoks? Hetkel see võib-olla ei tähenda suures pildis meie jaoks midagi, et ma arvan, et see tähendab seda, et me peame olema valvsad, peame võtma julgemaid samme selle nimel, et meie riigis midagi sellist ei toimuks. Me peame võib-olla natuke sügavamalt mõtlema või väärtustama võib-olla seda, mis meil hetkel üleüldse siin Eestis on, et kui head meie süsteemid on. Ja kui hea palju meil inimvabadust on. Absoluutselt. Et jah, muidugi USA jaoks see ei tähenda väga head, et eks vaatab, mis sügisel valimistel saab, kas konservatiivid saavad võimule, kui saavad, tähendab vabariiklased, siis sama asi põhimõtteliselt. Aga kui nad saavad võimule, siis võib suure tõenäosusega juhtuda see, et abordikeeld kehtestatakse üle kogu Ameerika. Ma olen alati arvanud, et Donald Trump oli selline kasulik idioot, et ta oli sinna pukki pandud, et saaks mingid positiivseid asju läbi suruda. Aga see oli tema põhimõtteliselt viimane tegu USA presidendina, et ta need vabariiklased sinna ülemkohtu etteotsa sai ja andis neile seal häälte enamuse. Et see järelkaja, mis see lammas suudab korda saata või suutis korda saata, ma arvan, et me tunneme seda veel aastakümneid. Minu attention span 10 sekundit ei lastud mul mõista, mis siis tegelikult juhtus. Kõlasid paar ulmelist märksõna, mis olid umbes nii, et üle USA saab kehtima abordikeeld. Kui ma loen kollase meedia veergudel seda, et abordivastased on võidule jõudnud USAs, siis tegelikult pilt on hägune, et ma päris täpselt tegelikult võib-olla ei saa aru, mis seal on juhtunud. Et mis see siis tähendab tavalise Virginia osariigi elaniku jaoks? No ma annan siis natukene tausta, et tegelikult kogu teema Ameerika abordiseaduste ümber on keerelnud ikka juba aastakümneid. Et Roe v. Wade, mis siis oli kohtuotsus, mis lubas naistel seaduslikult aborti teha, tegelikult 1973. aastal jõustus. Ja mis nüüd juhtus oli see, et USA ülemkohus, kuhu on siis juhtunud, nagu Hendrik mainis juba, tänu ilmselt suuresti Donald Trumpile, inimesed, kes tahtsid seda kohtuotsust muuta. Ja no seda tegid ütlen vahele, et need enamasti on see usuline motiiv on seal väga läbiv, et see on veel ainult vabariikliste, vaid see nende vabariiklist Bible thumperite idee, et Jumala nimel nad vähemalt õigustavad seda niimoodi. Ja, et mis praegu juhtus oli see, et lihtsalt teatud osariikides keelustati abort. Mõnes osariigis isegi on see kriminaalselt karistatav, kui sa abordikliinikus aborti teed, näiteks arstina. Et Arkansas, kes on siis USA nagu idiootide nagu lipulaev, kus kõik täpselt üksid asjad läbi lähevad, jõudis seal on nagu nii mitmeid tasemeid, et kas üks tase on see, et lihtsalt ei või mugavusaborti teha,
teine tase on see, et ei või teha aborti ka siis, kui sind on vägistatud. Kolmas tase on see, et sa ei või teha aborti siis, kui sa oled perekonnaliikme poolt vägistatud. Ehk siis Bible Beltis kõik need incest või perepilastus teemad, mis seal toimuvad. Et sa ei saa selle tõttu aborti teha. Ehk siis tõenäoliselt sul on väga suur tõenäosus sünnitada väärarenenud järglane, mis on juba päris jama. Kiviaeg. Ja siis see jõuab veel sinnamaani välja, et tipptase on see, et kui sul rasedus katkeb ükskõik mis põhjusel ja sellest saadakse teada, siis sa võid minna uurimise alla. Ja kui siis avatakse uurimise käigus, et näiteks sa oled alkoholi joonud või suitsetanud või kuidagigi kaasa aidanud sellele, et su siis rasedus katkes, siis võid sellest trahvi saada või isegi vangi minna. Ehk siis praegu on igal osariigil on oma vaba voli, kuidas nad suhtuvad aborti. Ja sul on, me mõtleme, et USA on üks tervik, aga tegelikult siin on 50 väga erinevat vabariiki, mis mõtlevad väga erinevat moodi. Et need, mis see võimalus need tasemetel on, see on täiesti ajuvaba. Et sul lihtsalt oli ebajops rasedus katkes ja sa istud kinni. Et see ei ole isegi kiviaeg nagu, ma olen kiviajal võeti asja veits normaalsemalt. Ja no see on ka see probleem, et kuna teatud osariigid ikkagi lasevad aborti teha, siis nendes osariikides, nagu näiteks Californias, tekib piiri äärde abordikliinikuid juurde, mis suurendab aborditurismi, mis tähendab seda, et lihtsalt on ülevoolavus nendest naistest, kes jõuavad sinna. Paratamatult paljud ei jõua sinna, et Ameerika on siiski suur riik ja kui nad ei jõua ka sinna seaduslikesse abordikliinikutesse teisse osariiki, siis nad leiavad selle võimaluse ebaseaduslikult oma osariigis. Ja seal on, mul oli üks sõbranna külas, shout out Needale USA-st, kes on ka inimõigusaktivist. Ja tema ütles seda, et me siin kujutame ette, et USA-s on elatustase hästi kõrge, aga elatustase ongi kõrge haritud inimeste seas enamasti ja ütleme nii, et valimatult sigivad rohkem vähem haritud inimesed, kellel ei ole nii palju võimekust. Isegi osariigi piirid meie jaoks tundub see, et mis see on, autoga sõidad, on ju. Aga nende jaoks on see kõik nii kallis, et see aborditurism ongi võimalus nagu tippudele. Aga et madalama klassi kodanikud tegelikult, need lihtsalt ei jaksa seda aborditurismi teha. Ja siis mis nad teevad on see, et nad lähevad, võtavad ühe selle riidepuu, keeravad selle konksuks ja siis mõtlevad ise välja. Või siis hakkavad mingid šaamanid enda kuuteed keetma ja nagu, et see mida see nagu, et mis lööks tegelikult naiste tervisele lõpuks on minu meelest väga kohutav ja täiesti nagu arusaamat. Ja tahtsin panna rahva tungival soovil ka Eesti perspektiivi sisse, et kes on meie need suur toetajad, fännid ja miks ka mitte süvariik, kes on need inimesed, kes toetavad abordi vastast võistlust. Ja on hästi edukad selles olnud minu hinnangul, täiesti haiged inimesed. Ajaskaala on selline, et keegi Martin ütles 2017 aastal, et tuleks abordi tegemisele seada terve rida piiranguid ning lõpetada tuleks selle rahastamine haigekassa raha eest. Abordi mitte toetamise punkt on kirjas ka meie partei programmis. Aasta oli siis 2017 ja minu meelest see pasahunnik on aina suuremaks läinud alates tollest ajast ja nad keeravad kraadi veel juurde. Ja mida me nägime hiljem, sama poiss Martin on käinud ETV saates Esimene stuudio, mõni kuulaja-lugeja võib-olla on isegi teadlik, mis saatega on tegu ja Martin sai kurjaks naistarstide peale. Ja ütles, et Hippokratese, kuidas ma hääldan seda? Hippokratese vande rikkumises ütles, et Eestis tapetakse aastas 4500 last, enne kui nad jõuavad sündida. Selline tsitaat leidis aset siis aastal 2019 ja mida tehti hiljem katuseraadega. Ma vihkan katuserahasid, täiesti mõttetu teema, 8 milli jagatakse lihtsalt laiali sellest rahast, mis riigil üle jääb igasugused lambi vendadele, et nad teeks oma mõttetud tegevusi. Ja selline huvitav abordivastane MTÜ Elu Marss sai ühe Eesti partei, ma ei nimeta nende nime, kõik teavad, kes need on, suunatud katuserahast 170 000 eurot. Täiesti müstiline summa, et saaks tõrvikutega ringi käia ja nõuda abordi keelustamist Eestis. Ja see ongi see olukord, mis meil Eestis praegu ühe ühiskonna
või ei, ütleme, et tegelikult ma arvan, et nad ei esinda mitte kedagi. Et neil on ainult üks poliitiline kiht, keda nad esindavad ja raiuvad täpselt sama teemasid üks ühele, mida vabariiklased USAs teevad. Ja siis nad võtavad täpselt samu märksõnu, täpselt samu lauseid, lükkavad Eestis eetrisse ja üritavad saada mingi poliitilist kasu, ministri portfelle, sõita ringi Audi autojuhiga, täiesti crazy. See on üleüldiselt väga levinud formaat parem äärmusluse jaoks, et ma arvan, et need samad Martin ja tema muud kolleegid, keda me ei nimeta siin, said lihtsalt ühe kõne, et tere sõbrad, kes te soovite ilusti Audiga sõita ja neile anti see nagu mänguraamat anti kätte neile, et vaadake, te peate neid punkte järgima ja siis te saate poliitilist toetust. Ja kõik need asjad kanduvad üle ookeani käiakse see läbi, proovitakse järgi, tuuakse Euroopasse. Sama asi toimub praegu Ungaris, sama asi toimub Poolas, et igal pool põhimõtteliselt, kus parem äärmus tõstab oma pead, siis on selle sama playbooki kätte saanud. Eks nad ei leiuta mitte midagi uut, vaid nad mängivad kindlate reeglite järgi. Ja minu meelest on see nagu, et ja sellest ei saada aru, et lihtsalt mängitakse emotsioonide peale, aga lõpuks seal sisu absoluutselt ei ole. Ja see ongi põhjus, miks võib-olla hetkel meil seda probleemi ei ole, aga siiski me peame võtma suuri samme, et me ei jõuaks selle probleemini, et hakkame ennetama, võtame need halvad näited ja ärme lihtsalt tee nii. Et oleme meie siis need teenäitajad näiteks kas või Euroopas väiksemal skaalal natukene, et kuidas asju peaks tegema. Tahaks küsida korra üle, Renata, sina, kas sa tunned, et naiste õigused, sinu õigused on ohus? Kas sa tunned, et Eesti riik võiks kallale minna kas siis valitsuse või mis iganes teiste tegijate poolt sinu primaarsetele vabadustele? See on väga hea küsimus, ma arvan, et ükskõik, mis hetkel on meil naiste õigusel on ohus, et selles suhtes me võime mõelda, et me oleme kas või siin Eestis ikkagi pigem liberaalsel teel ja et meil ei ole neid probleeme, aga reaalsuses on see, et meil on need probleemid igapäevaselt, et kas või vaadates meediat, vaadates seda, et pidevalt kommenteeritakse just naisi, nende välimust ja see tundub kuidagi nagu normaalsusena, et naised pole veel 100 aastatki valida saanud, mis see meelest täiesti vaba. Et sellepärast on ka natukene kurb, ma lihtsalt ütlen siia vahele, natukene kurb, kui meie naisministrid nii-öelda kas siis astuvad tagasi või midagi juhtub, et nad ei saa jätkata oma töökohal, et selles suhtes seda on natuke kurb näha. Halloo! Tšau. No tere, sõber! Räägime asjast. Praeguses rubriigis me helistame riigiametnikele, sõpradele, tuttavatele ministritele, kõigile, kellega me tahaksime rääkida ja küsime neilt paar küsimust. Hetkel on meil plaanis helistada Tõnis Liinati vastuvõtu lauda, et paluda temaga kohtumist ja kontrollida, kas ta juba on vangis või mitte. Sest asjaolud on selgusetud. Pirita linnaosa valitsus on kutsunud suure kuninga Mihhail Kõlvarti aruandlusele, mis toimub Keskerakonnas, kus need rahad kanditi ja mis pätt, või tähendab, kas või missugune pättekaabakas Tõnis Liinat lõpuks ikkagi on. Muidugi kas küsimus, selle ma oskan kohe vastata, vastus on jah, on pättekaabakas, kantis raha. Ehitas küll äärekivisid, ta oli tubli poiss, aga lõpuks pani kõik enda taskusse. Tema pole meil huvitav see, et ta ei võtnud endale seda, mis šef see on, kes ta abi on asendaja, vaata? Tal ei olegi. Mis ta oli? Mis oli ameti nimetus on? Linnaosa vanema abi või abi linnaosa vanem, et ta keeldus sellest. Linnaosa vanema asetäitja. Linnaosa vanema asetäitja, et ei ole olemas, ta keeldus sellest. Ja nüüd me saame aru, miks? Selle lihtsalt põhjusel, et siis oleks keegi tal kuklasse hinganud ja ta oleks väga raske olnud raha kantida. Ehk siis helistame sinna vastuvõttu ja proovime saada löögile. Valitsus, tere! Tervist! Läbipaistva Eesti Vabariigi nimel see kõne salvestatakse. Mul on küsimus, kas oleks võimalik Tõnis Liinati vastuvõtule saada hetkel? Tõnis Liinatit ei ole, meil on linnaosa vanem asetäitja
vanema ülesannetes. Kus Tõnis Liinat on? Tõnis Liinat on kõrvaldatud praegu ametikohalt või eemaldatud 8 kuuks või kuni need protseduurid lõppevad, mis ta kohta tehakse. Aga millal siis saab Tõnis Liinati vastuvõtule, et ma tahaks tega isiklikult rääkida? Ei oska teile öelda, sest meie seda täpselt ei tea. Seda teab politsei uurimine või kapo või? Selge, aga siis ma küsin kapo käest üle, et mis seisus Tõnis on ja vaatan äkki saame kohtumise kokku leppida kuskil mujal. Aitäh teile, ilust päeva! Palun! Ühesõnaga selleks, et härra Liinatit kätte saada, tuleb ilmselt minna kuskile arestimajasid läbi käima, et vaatame, mis ta seal räägib meile. Kas ta ikkagi kantis need rahad või mitte? Tegelikult väga kurb lugu, et esiteks me oleme nii kaugele jõudnud omadega, et ma kardan öelda, et ta on vangis või ta on pätt või kaabakas, sest et ma kardan kohtuhagi ja siis ma pean veel avalikult vabandama inimeste ees kaameraga. Aga samas olukord on nii nagu ta on, see on faktipõhine. Mees on pahasti käitunud, ta on paha poiss olnud ja tuli ka välja meie kõnest, et temaga kohtuda ei saa. Jah, sest tema hetkel annab aru politsei või kapole. Aga mis tuli välja kõnest, et ikkagi on linnaosa vanema asetäitja? Ei no see leiti üles, vaata, et kui kõrvaldati ametist keegi pidi üle võtma ja siis mindi otsima Keskerakonda. Tere sõbrad, kes pidid linnaosa vanemulle ja siis oli seal käte meri raudselt. Sealt nagu näpud rahale taha, vaata. Kus juures valik oli täiesti laitmatu, ma näen, et siin on hallis ülikonnas tegija käsi rakendatud, ehk siis Mihhail Kõlvarti särav ja tark pea on otsustanud panna sinna laitmatu taustaga 20-aastase kogemusega politseiametniku, kes on erinevatel positsioonidel politseis tööd teinud ja mõtle, milline PR spin nagu alati. Et Pätt ja Kaabakas läks kriminaalmenetluse alla või siis sattus kapo huviorbiidile ja läks 8 kuuks kohtuniku otsusel praegu kinni uurimise ajaks ja asemele tuleb inspektor Gadget, põhimõtteliselt inimene, keda rahvas usaldab. Kõik pressiteated tulid politsei vormis ja täiesti puhas kui prillikivi vend nüüd asendab Tõnist. Ja ootame siis, kui sellel vennal on vaja endale uus BMW osta ja kuidas ta seda rahastama hakkab. Grillmeister Jašin. Ja Grillmeister Jašin rubriigis me anname ette Aleksei ühe teema ja siis vaatame, kui jõhkalt suudame selle veenida otsa ees pulbitsema saada. Need on asjad, millest ta on alati kiriklik olnud ja mida ta võtab hingega ja mille kohta tal on väga palju öelda. Ja grillmeistri tiitli teenis ta välja eile, tehes suurepärased vorstikesi. Üks väike kanatükk küll kõrbes ära, aga polnud hullu. Söödabritte on ka võib-olla vahepeal vaja, et Johanna siis ära ja vaata, mis tast saab nüüd. Aga Aleksei, mis on praegu sinu hinge peal? Räägi meile. Tahaks kohe öelda, et ma olen täiesti rahulik. Ja mind ei ole nii lihtne närvi ajada, aga ma hakkan lihtsalt rääkima südamelähedastel teemadel ja kuhu see mind viib, ainult jumal teab. Koalitsiooni läbirääkimised. 3 higist ja venivat nädalat on läbi. Teadaolevalt ministri portfellid ja Audi autojuhid on prominentsete inimeste vahel jagatud ja dekaadi pikkusega koalitsiooni plaan on ka paika pandud koalitsiooni jaoks, mis kestab pool aastat. See on juba omaette teema, mille peal tilti minna. Tüübid tegid endale PR-kampaaniat keset suve, kus lavastati teatrit ülipika plaani koostamiseks, just kui inimesed hakkavad siin valgustatud monarhidena asja juhtima aastakümneid, kuigi reaalsus ütleb, et 2023 5. märtsil tuleb uus seltskond peale ja milleks oli vaja seda teha, mida keegi ei tea. Ja reaalsus on see, et on vaja võtta ette neid probleeme, mis reaalselt ühiskonnas praegu on, olgu selleks inflatsioon, energiakriis, Ukraina kriis ja näidata muskleid nende probleemide lahendamisel. Aga see, mis mind kotib tegelikult, ei midagi muud kui eestikeelne haridus Eestis, olles inimene, kes on viimast 2 aastat veetnud lähetuses Ida-Virumaal, töötades venekeelsete lastega ja teades neid muresid, mis seal on. Ma saab mind raevule.
mul on raske praegu sõnu leida selleks, et väljendada enda emotsiooni. Aga ma ütlen, et kombeks on öelda, et 30 aastat on Eesti riigis otsitud lahendust sellele murelikule vene kooli probleemile. Ja mida on alati juhtunud, alati kõik inimesed mängivad suuri isamaalisi vendi, löövad oma rinde, mängivad suuri patrioote, räägivad, kuidas nad väärtustavad eestikeelsest haridust. Ma ütlen, et ei väärtusta. Ma olen vaadanud 2 aastat, kuidas ka Stenbocki maja poolest on tulemas väike konditükk rahastuse poole pealt, et panna seda keelekümlusesse juurde, et tuua uusi õpetajaid juurde ja ka neid jättevaldkonda pole näinud. Ja kas mul on usku sellesse, et nagu nad siin rääkisid, et 2024 aasta alguses nad alustavad üleminekuga ja 2030 nad lõpetavad. Kas ma usun sellesse? Ma ei usu. Ja sõbrad, kuidas teil on? No selles suhtes, et väga lihtne on patriootikut asju välja öelda, aga kahjuks tõe kriteerium on alati raha. Et kui sa seda rahaga ei näita, et seda toetad, siis sa tegelikult ei ole ka nii patriootlikult meelestatud, kui sa arvad. Ja mul on siin laua taga 2 õpetajat, ma arvan, et teil on kindlasti oma perspektiiv selle, mis meie haridussüsteemis toimub. Ja neid patriootlikud väljaütlemisel on siin juba ligi 30 aastat, aga me ei ole väga mitte kuhugi jõudnud sellega. Ma ütlen ausalt, et kui ma nägin seda, et nüüd suudeti uus valitsus moodustada ja kes või tähendab, et millisest erakonnast tuleb haridus- ja teadusminister, siis mul nagu tekkis natukene hirm, et mis nüüd meil saama hakkab. Aga rahastuse poolest rääkides nagu väike toimetaja kommentaar, et Isamaa erakonnas on määratud järgmine haridus- ja teadusminister. Jah. Ja ka rahastuse poole pealt, et selles suhtes näha on ju, et haridusse väga ei panustata, aga me panustame sellesse, et kuni 24 aastaseni hakatakse nüüd peretoetust maksma lapse pealt. Et siit isamaaline värk. Täpselt, siit tekibki küsimus, et kus on meie prioriteedid. Minu meelest võiks nagu kuni 40-ni saada, et kui mu laps on 40, ma tahaks ikka väikest cash'i saada, oleks nagu mõnus. Absoluutselt. Ma pean talle iga sünnipäev ostma enda 35-aastasele lapsele ikkagi nagu mingi kingituse, mingi lille vaata, et selle võiks olla riigi poolt kinni makstud. Laps ju jääb alati sinu lapseks, eks ole. Miks mitte? Ja selle kõrvale, et hakatakse rahapakkidega tapma valijaid enne valimisi, me panime tähele, et Eesti haridustöötajate liit on öelnud, et kui uus valitsus prioriteet ei pane haridustöötajatele, siis hakatakse streikima. Koroona ei ole ainus asi, mis jätab õpilasi koduõppele. Ja ma ei tea, kuidas teie vaatasin pingsalt läbi kõik hommikused pressiteated meie suurepäraste riigi isade poolt ja ega sealt ei tulnud mingit õpetajate toetust. Ma ei tea, kas ma jätsin 2 silma vahele või neil on täiesti ükskõik praegu. Sa ei jätnud 2 silma vahele, neil ongi täiesti ükskõik. Ja siis on suur isamaaline üleminek eestikeelsele haridusele väga huvitav. 10 aastat tagasi oleme teinud 60-40 süsteemi, kus venekeelsetes gümnaasiumis oleks pidanud õpetama üle 60% või vähemalt 60% ulatuses eesti keeles ja mida me näeme, paljud õpetajad ei valda keelt piisavalt tasemel ja ei suuda pakkuda kvaliteetset eestikeelset õpet. Ja kui me hakkame kohustuslikke eesmärke seadma koolidele ilma selleta, et mõtleme soliidse reformikava, pika plaaniga reformikava. Me ei saa seda kohustuslikuks panna ja loota, et võib-olla see kuidagi saab tehtud. See on plaani puudumine. Jällegi enne valimisi hakatakse toredaid loosungeid loopima. Ja tulles korra selle toetuste juurde tagasi, siis Reformierakond oligi pikalt hädas, miks sellega nii kaua aega läks kokku leppida, et kus see raha võetakse selle toetuse jaoks. Et see on püsikulu 270 miljonit aastas, mida peab kuskilt välja võluma. Ja kuna see on nagu üks pakk kõigile, ehk siis me anname suurettevõtte juhtidele ja üksikemadele täpselt sama paki kätte ja minu meelest on seda täiesti ajuvaba, et seda arutatakse. Et kasutame neid andmeid, meil on tohutult palju erinevaid andmeid Eesti infosüsteemides, me teame, kellel seda raha vaja on, anname neile ja otsime selle 100 miljonit aastas 270 asemel ja see on võib-olla juba mõeldav plaan. Super plaan, just käisin rahvaga suhtlemas Eesti linna tänavatel ja üks tore Ukraina neiu. Sa käisid peol Aleksei, aga sa sõnastasid seda väga hästi praegu. Üks tore Ukraina neiu, noor ema tuli minu juurde, rääkisime teemal, kuidas siis Eestis sisseelamine läheb, kuidas neil kõik sobib ja meeldib. Ütles, kõik on jumala tore, tänas meid ja Eesti riiki selle eest, me oleme
nii vastuvõtlikud ja hakkas mulle näitama seda, et mis äpid siis Ukrainas juba loodud on ja kuidas personaalne riik Ukrainas toimib ja ei näe imet, digilugu.ee ei laadinud mul ära tol päeval ja tema avas toreda äppi, mis nägi välja nagu Elroni piletite ostu leht, kuhu ta lihtsalt pani aja, koha, pani selle arsti, kelle juurde tahaks minna, pani selle ajaperioodi ja siis lükkas ette mõnusalt üks ilus ekraan, mille peal sai näha, et umbes 2 kliki kaugusel on see arstiteenus, mis tal on ja ei ole vaja nussida digiloo lehel ja pingutama. Ja ma ütleks, et Eesti see digitiiger on muutunud väga digikiisuks, et sinna tuleb uus hingamine sisse panna. Digikiisu on nunnu, Ilves on tugevalt promonud, ka Kersti Kaljulaid, meil on suurepärased presidendid olnud, kes on reklaaminud meie digiriiki, mis on maailma kuulsaks saanud. Ja singapurlased tahavad tulla Eestisse meie digilahendusi kontrollima, et see nagu PR on nagu kõvasti ees, aga ma tunnen, et see hakkab vaikselt ära aibuma, et me ei suuda enda riigisüsteemis teha sükst äppi, et saaks normaalselt panna talle perearsti aega 2 klikiga. Ehk siis lahendused personaalseks, 5 tonnise palgaga inimestele ei ole vaja neid toetusi maksta ja helikopterit loopida. Teeme ikka sellist asju, mida see oleks äge, kui Oleg Kross võtaks oma helikopteri ja siis lihtsalt nagu viskaks raha rahvale, nagu see oleks päris äge piirist. No umbes seda tehakse praegu, et ma ei näe suurt vahet. Mis värvi on see hääl? Meie lastesõbraliku podcasti järgmine rubriik on Mis värvi see hääl on. Kas sul on ka tunne, et Aleksei räägib mikrisse hästi sensuaalselt alati? Jaa. Ma kogu aeg tunne, et ta sebib mind nagu. Ma tegelikult üritan sebida, vahet pole meelest. Ja... Kas üritad endale laste ema leida? Konteksti mõttes Aleksei Pruut istub siit meetri kaugusel ja kihistab praegu. Järgmine küsimus, palun. Tulles tagasi teema juurde. Rubriigis, mis värvi see hääl on, me toome välja täiesti konteksti väliselt ja tuimalt erinevate Eesti poliittegelaste tsitaate, peame arutelu ja meie külalised või siis kaassaatejuht üritab arvata, kes ja mis meeskonna särgis on sellist asja ühel või teisel ajal öelnud, võib-olla mõtleme ka selle peale, et mis aastal on seda öelnud. Aga alustaks näiteks sellega, et kuna see läheb kokku meie tänase päevakajalist teemaga. Üks huvitav Tegelinski on omal ajal öelnud, et naisi, kes vastutustundetu mehega lapsi saavad, tuleks karistada seadusetäie karmusega. Nad tuleks steriliseerida. Haige. Vend on seda öelnud. Las ma arvan, kas see vend on seotud traditsioonilise perekonna kaitseks organisatsiooniga? Ei ole. Okay. Ma mõtlen seda, et hetkel see nagu teeb maha nii naisi kui mehi korraga. Ehk siis, et kes vastutustundetu mehega lapsi saavad, et nemad tuleks ära steriliseerida. Ehk see näitab, et mehed on ka tegelikult olnud nagu kurikaelad. Ma ei oska mitte ropendada seda öelda, aga et sa saad ühe tsitaadiga mõlemad sood maha teha, on super. Ja kui see ei ole nagu selle tiimi mängija, ehk kui nende ruukilille poiste eest ei mängi, siis ma pakuks, et see on... Ma ütleks, et see oleks liiga lihtne, kui see oleks ruukilille tiimi poiss. See oli natuke šokeeriv ja ületav ka minu jaoks. Ma arvan, et ma tõmbasin seda tuimalt kontekstist välja, aga kajakirjanikud teevad seda ja miks ka mitte? See steriliseerimine on väga agressiivne lahendus. Selles suhtes, et eks siis põhimõtteliselt idee on see, et kui sa teed vastutustundetud mehe all, mõeldakse seda, et sa ei ole oma lapse kasvatamisel olemas, on ju. Ehk siis isa on no-show ja siis selle ema peaks ära steriliseerima, et rohkem lapsi ei saaks või? Nagu mis loogika see on? Ma arvan, üks oluline küsimus on see, kas selle ütlemise eesmärk oli pilti saada ja PR-i teha või inimene on päriselt selliste tõekspidamiste juures, et Renata, kuidas sulle tundub? Ma pakus välja 3. variandi, et see inimene, kes selle välja ütles, on lihtsalt puru loll. Et ta võib-olla ei mõelnudki selle peale. See läheb kokku 2 esimesega ju. Seda küll, ütleme nii, see on siis 2 esimese kombo. Aga
ma arvan, et võib-olla oli seal see PR ikkagi tugevalt taga, et kui sa ütled šokeeriv, siis mul kohe tuli selline ilus aasaroheline värv võib-olla silme ette, et ma ei tea, kas see võib olla kuidagi sellega seotud. Ma arvan, et kui see Aleksei tahaks nagu eriti meile sükest nagu vintpalli visata, siis äkki see on minu pakkumine see, et see on Reformierakonna poolt öeldud. Ma ei hakka ütlema, kas on või ei ole. Renata, ütle veel kord konkreetselt välja, mis särgis see inimene võib-olla poliitmängu mängib? Ma arvan, et äkki ta mängib roheliste särgis. Kas sa mõtled ninasarviku rohelist? Jah, ma mõtlen ninasarviku rohelist. Või sa mõtled kanepi rohelist? Ma mõtlen ninasarviku rohelist. Seekord Renata paneb selle osa rubriigist kinni, kuna tegu oli doktor Viktor Vassiljeviga, kes omal ajal suure eksperdina sotsiaalkomisjonis Riigikogus on sõna võtnud sel teemal ja siis on pakkunud väga huvitava lahenduse. Kusjuures ninasarku roheline meeskond on tuntud selle poole pealt, et nad vabandavad väga palju ette ja enne hommiksööki ja peale õhtusööki. Kas ka selle eest vabandati? Viktor Vassiljev on vabandanud Eesti rahva ja kõigi naiste ees, kelle ta on võib-olla sõimas, ilmselgelt ta sõimas. Huvitav, kas Jüri saab iga hommik laua peal see brief, vaata, et kes täna vabandama päevad, vaata. Seda on mingi kaustik ees, niuke lamineeritud 3 lehekülge. Ja mingil põhjusel see töötab ja neid ikka veel keegi toetab. Mul ei ole mitte ühtki sõpra, kes toetab Keskerakonda, ma ei tea, kas teil. Kas see on 2006 aastat tsitaat? Kusjuures ei ole, mul siin ei ole välja kirjutatud, aga minu teada see oli 2017, et nii hiljuti oli veel Vassiljev valitsuse, oli Riigikogus. Praegust ei ole, ma ei tea. Pildis ta ei ole igatahes, kas ta on üldse olemas. Vaevalt ta tänapäeval enam julgiks sellist asju öelda, arvestades praeguseid maailmas juhtuvaid asju. Tema poliitikast üldse kunagi oli olemas, et ta oli rohkem niisugune konstruktsioon. Ta on ikkagi doktor ja teledoktor. Okei, aga mul on järgmine tsitaat ka teile ette valmistatud. Inimesed, kes tarbivad kanepit, ei ole vägivaldsed ja ei kiusa teisi inimesi. Võib-olla taas lihtne, aga teatud spinn on ikka sees. Siin on see nagu kanepi legaliseerimise küsimus, mis ma saan aru, et on kanepi rohelise erakonna nagu põhitees jätkuvalt. Või ma eksin, Aleksei, sa mainisid seda paar päeva tagasi. Kas nad üritavad seda veel legaliseerida Eestis? Ma kuuleks ära Renatat esialgu, kuidas sulle tundub, kas on kanepi roheline tiim või keegi teine? No ma arvan, et sa oled siin jälle tahtnud meil natukene šokeerida. Et võib-olla see kanepi roheline on natuke liiga selge vastus. Et mina siis küsiks, nagu Hendrik küsis eelmise tsitaadi kohta, et kas see on Reformierakonna poolt tehtud tsitaat? Kusjuures päris hea pakkumine. Tegu on minu teada veel liberaalse seltskonnaga, kes võiks iseenesest lahjade narkootikumite reguleerimise poolt seista, aga nad ei ole seda teinud mitte kunagi. Ma arvan nagu seda, et seal mingisugune iva seal Holland näitel on USA-s jälle levinud asi, mis jääb Euroopasse veits viitega hiljaks, et muidugi kanep on psühhotroopne aine, et ta mõjutab kindlasti meie aju arengut ja mida varemast eas kätte saada on seda kehvemini. Ma arvan, et meie ainuke maavara, mis veel on, meie inimesed saavad sealt töögi sisse, aga vaates, kui palju me alkoholi joome üleüldiselt, siis seal kindlasti on piisavalt ruumi aruteluks, et kumb tegelikult mõjutab elusid rohkem. Et alkoholi joobes inimesed kindlasti on agressiivsemad, et ja sellel jutul on iva, aga kui esimest poolt rubriigis pani Renata kinni, siis võib õnnitleda Hendrikut, et Hendrik on pakkunud õigesti. Tegu on tegelikult Eesti 200 liikmega Zuleika Ismailovaga, kes tegelikult sõnas seda tol ajal, kui oli veel roheliste esinaine. Good job. Aga üks hästi lühike ja boonus tsitaat ja see tsitaat on loobime raha helikopterit alla. Hell yeah! Kes see võiks olla? Hendrik Terras, Noor Eesti 200. Mõtlesin, et koalitsiooni läbirääkimiste inimesed, aga võiks olla ka Hendrik Terras. Eesti 2200. Ja antud rubriigis mõtleme natuke lennukalt, ehk siis võib-olla natukene vastuolulised ideed, mis võiksid olla Eesti Vabariigis rakendunud aastal 2200. Ja
praegu paneks ette siukse mõtte, mis natuke seondub meie eelmise rubriigiga, kus me rääkisime mõnuainete tarbimisest. Et kas Eesti Vabariigis võiks lahja alkoholi müügipiirang alata 16. eluaastast? Idee on selles, et me oleme kõikide alkoholi tarbimise edetablite tipus, kaalutud tipus muidugi, et ostu pealt kõige rohkem alkoholiga seotud õnnetusi, kakluseid, ise just käisin nädalavahetusel Pärnus klubis Sunset Festival Beach Grind. Classic. Ja siis seal sain ka enda valge maika üleni veriseks, polnud küll minu veri, sest pidin minema vahel ühele kaklusele, kus kaks inimest siis läksid natuke lahkarvamustesse alkoholijoobes ja väga tugevas alkoholijoobes ja läks seal olukord päris inetuks. Ja mõte on siis, et uuringud näitavad, et mida varasemas eas me hakkame mõnuaineid tarbima, seda kindlamalt see hiljuti süveneb. Näiteks mina olen olnud juba üle poole oma elust, ehk siis 15 aastat nikotiinisõltlane, sest ma alustasin 14 aastat väga tugevate mokatubaka patjadega. Ja nüüd ma tunnen seda, et mul on sellest väga raske lahti saada. Aga inimesed, kes hakkavad hilisemas eas, näiteks 24-aastaselt, 25-st hakkavad suitsetama või tarbima selliseid asju, nende maha jätmine on nähtavalt palju lihtsam ja see on ka teaduslikult tõestatud. Ja sama kehtib ka alkoholi puhul, et mis meil praegu toimub on see, et me tahame minna pidu panema. Sulle ema annab sulle 15 €, on ju. 15 € saad kas 6 õlut või siis pudeli viina. Pudel viina on palju efektiivsem kokkuvõttes ja sa pead niikuinii leidma mingi venna, kes sulle ostab seda. Aga kui näiteks sa saaksid õlut ise osta, aga selle jaoks, et viina juua, pead leidma mingi vanema sõbra, mõne kodutu, kes tahab vahelt teenida või mõne poe, kes on valmis sulle müüma, siis sa pigem ostaksid lahjemat alkoholi. Ja nagu Kesk-Euroopa näitel me näeme, kus alkoholi tarbimise kultuur ei ole nii süvendunud, kus see ei ole nii suur teema, siis see on sellepärast, et varasemast east alustati pihta lahja alkoholiga. Et ta on natuke vastuoluline, see tegelikult soosib nooremas eas alkoholi tarbimist, aga ma ütlen ausalt, ma ei tea peaaegu mitte kedagi, kes hakkas alkoholi tarbima 18. eluaastast. Et kindlasti, kui see on kättesaadav, on võib-olla tehakse tihemini, aga ma ei usu, et seda eriti palju tihemini tehakse, et me vaevalt 16 aastat viitsivad praegu lihtsalt kuskil pargilis nagu õlut juua, nad ikka teavad siis, kui pidu on. Et see vajaks natuke võib-olla sissevaatamist, aga ma arvan, et see idee on hea. Et 2200 Eesti Vabariigis võiks olla 16+, kuni siis mingi 8% alkohol võiks olla lubatud. Istusin viimast 3 minutit kooli jutsina pingis ja mulle tundus, et ma olen tagasi alkoholi jõudnud, kus Hendrik Johannes tutvustas mulle eluülikooli tarkusi ja lükkas ka statistikat peale, mis kõlas suht asjalikult minu meelest, aga mida arvab meie Sisekaitseakadeemia taustaga külaline Renata sel teemal, kas tegu on pika plaaniga või siis ikka pigem mitte? No ma arvan selles suhtes, et kui mõtleme 2200, no sinna ei ole väga palju aega enam, et ümmarguselt 80 aastat, et tegelikult reaalsuses võiks see realiseeruda ikkagi ju varem, et kõik, mis Hendrik ütles, tegelikult on loogiline, et alati on see, et sa tahad midagi, mis on sulle rohkem kättesaamatum, et kui sa teed selle kuni, ütleme nii, alates 16 lahja alkoholi kättesaadavaks, siis ka see tahtmine tegelikult väheneb. Alati on palju põnevam teha neid asju, mis on illegaalsed. See ei ole siin päitus, vaata, see on rebellides, see on lubatud, vaata. Ja see ütlus, kas te olete seda ütlust kuulnud, et alkohol maitseb paremini, kui see on illegaalne? Ja või see on kellegi teise oma. Ja vahemärkusena paneks sisse, et aastani 2200 on siiski 180 aastat, mitte 80. Ja tegelikult võib-olla tol ajal me juba hakkame arutama, et mis vanusest tulnukad peaksid alkoholi ostma meie poodidest. Renata oli kontekst mõttes inglise keele õpetaja, mitte matemaatika õpetaja, vist on selle välja siin kohal. No hea, et ei ole rahandusminister nagu üks Martin Poiss, kes ei suutnud protsendipunkte kokku arvutada, et hästi haige venna. Ja see on meie utoopiline idee ja loodame, et see ei ole nii utoopiline, kui me antud hetkel arvame. Siinkohal ma tegelikult tahaks meie kuulajatelt küsida, et kui te meie podcasti hetkel kuulate, et andke teada meie sotsiaalmeedias näiteks, et mida teie arvate, kas see on tehtav? Kas see on ülipikk plaan, kas see on pikk plaan või see on plaan, mis me teeme ära kohe?
ja mina enda poolt paneks ka 2 lauset veel sisse, et võib-olla see ei ole teema, mille ees seista järgneva aasta Riigikogu valimistel, aga kui me räägime alkoholikultuuri ja üldse käitumiskultuuri kasvatamisest siin Märjamaa pinnal, siis ma eeldan, et sellised sammud... Natuke keelebarjäär, Aleksei mõtles Maarjamaad. Maarja. Märjamaa on see koht, kus sa käisid pulmas eile. Seepärast läks sassi. Märjamaa pinnal ka võib seda teha. Märjamaa pinnal võib ka, jah. Seda ma mõtlesingi. Olgu, aitäh teile väikse eesti keele tunni eest, armastan teid selle eest. Pažalust. Mis pärl. Vaata seda pärli. Selline pärl. Sponsoreerimata Eesti pärl. Süük pärl. Meie viimaseks traditsiooniliseks, mulle ei meeldi selle traditsiooniliseks, ebatraditsiooniliseks rubriigiks on sponsoreerimata Eesti pärl, kus me toome esile erinevaid ägedaid ja uuendusmeelseid tooteid, mis või siis tegelasi või siis kohti, mis paistsid meile silma ja millest me tahame natuke rohkem rääkida. Ja täna meile tutvustab Hendrik Johannes Teras, ma enam ei teeni, tutvustab meile mida? Võttes Aleksei raamatust õppetundi, siis proovime selle rubriigi teha hästi sensuaalselt. Ma tutvustan teile süükest ettevõtet nagu Oleme Others, mis on hambapesutabletid. Ja nende slogan on teeme asju teistmoodi, sest meie oleme teised. Meile läheb korda, mida me endale suhu paneme. Iga valik tarbijana on otsus, millesse tulevikus oma raha investeerime. Usume, et toodetel, mida igapäevast kasutame, on seetõttu eriti suur kaal. Aga nende üldine idee on selles, et me ei peaks hambaid pesema ainult hambapastaga, vaid me võtame ühe väikse tableti, paneme endale suhu ja siis meie hambad ja naeratus on kaunid ja me oleme vastutustundlikud ühiskonnaliikmed. Aleksei, ma kuulsin, et sul on väike kokkupuude Others hambapesutablettidega. Sul on õigus, Hendrik, käisin sinuga Pärnus, külmitas Sunsetis, aga kõndisime seal mööda ka, kus osalesime noortepoliitikute sporditurniiril, mille me panime kinni, ent peale seda käisime sotsialiseerumas ja pidu panemas koos meie kolleegidega eeskätt Reformi noorte organisatsioonist ja nad kutsusid enda poole ööbima väga sõbralikult ja lahkelt. Ärgates hommikul mõtlesin, et oleks vaja seda suuvärki ka värskendada aga ma tegelikult ei pidanud üldse Pärnus ööbima, pidu läks nii pikale ja hästi, et mul ei olnud mingi hügieenitarbid kaasas ja minu hea tuttav sõber, kolleeg Ain pakkus, reformi tegelane siis pakkus mulle uuendusmeelset viisi hambapisuks ja pakkus mulle tableti. Seesama tablet, millest Hendrik siis pikemalt rääkis. Others. Ja võttes tableti kätte, läksin WC-sse ja üritasin huurda endale hamba sisse ja ega mingid mulli ega muud varianti sealt välja ei tulnud ja minu hambad jäid pesemata, olin pahane. Tulin tualetist välja ja siis tegelikult loll olin mina, mitte Others brändi esindajad. Nad on täielikult legendid, sest et pidi tegelikult seda tableti lahti närima ja oma hammaste vahele pistma, mitte hamba sisse hõõruma. Ma ütleks seda, et vähemalt sa neelanud seda alla, sest tavaliselt tableti võtad klaasi vett, neelad alla, et vähemalt sa seda ei teinud. Et kui sa tahad hambaid pesta, siis neelad seda tableti alla, milles hambaid pesed või? Kus juures? Alles, mis peal meenda hommikuti on, see võib olla tõesti. See oleks järgmine innovatiivne samm, kuidas hambad pesta ja üldse muid asju teha. Tableti neelada, mulle väga meeldib tablette võtta, kuidas teile ei tea. Ei meeldi. Ja Othersil on olemas 4 erinevat maitset. Praegu vaatan, et 4 purki 45 tabletiga maksab 20 eurot alla hindlusega. Et hetkel on käimas kampaania. Soovitan minna kodulehele joinothers.com ja leida sealt endale meelepärane hambapesupakett. Kindlasti on see kasulik suvel, kui me oleme kõik väga liikuva elustiiliga. Hambaharjad kaovad, aga tabletid jäävad. Aga sa pead hambaharja kasutama, selles suhtes, et sa pead ikkagi kasutama hambaharja.
see ei ole asendus või? ei, sa võtad hambaharja ka, sa lihtsalt võtad, närid selle katki, sul tekib vaht suhu ja siis see vaht on põhimõtteliselt sama, nagu sul tekib hambapastast vaht. aga sa pead selle ikkagi nagu hõõruma hambaid. Amatöör, nagu minagi. ja natukene ka others koostisosadest. Ksülitool, kaltsiumkarbonaat, hüdroksuapatiit, naatrium kookülisteionaat, maltodekstriin ja see sõna, mida ma kindlasti välja ei häälda ja lõpetame eeterlike õlide ning mentooliga. Te kuulasite Noor Eesti 200 ASMR. Aitäh teile sõbrad, kes te nii kaua vastu pidasite, te kuulasite taskuhäälingut Kui pikk sul on. Jälgige meid sotsiaalmeedias, lingid ja kontaktid on üleval ja all. Ja lõpetuseks praeguse hetkeolukorraga seoses, mis meil riigis toimub ja kui kalliks toit on läinud, loen ette ühe USA endise presidendi Ronald Reagani tsitaadi. Inflatsioon on nagu vägivaldne röövel, nii hirmuäratav nagu relvastatud pätt ja nii surmav nagu palgamõrtsukas.